Vau, uskumatu. Vaata neid juuri. Kas näed, kui palju juurid on kasvatanud? See pole õnn, pole maagia ja ma pole kasutanud midagi imelikku. Olen proovinud palju meetodeid ja see ületab kõiki teisi. Täna näitan sulle Ecoplantur USAs täpselt samm-sammult, kuidas seda teha nii rosmariini kui ka rahapuu puhul, kasutades ainult vett, klaaspurki ja üht väikest saladust, mis sul tõenäoliselt juba kodus olemas on. Jää lõpuni, sest ma räägin sulle täpsed kogused, mõned nipid, kuidas juured kiiremini kasvama panna ja alternatiivid, kui sul pole peamist koostisosa. See pole raketiteadus ega vaja mingite imelike asjade ostmist. See on midagi, mida igaüks saab kodust teha. Paljud inimesed kanalil küsivad minult, mis on parim viis pistikute paljundamiseks. Ja te juba teate, et ma proovin alati erinevaid meetodeid, et tuua teieni need, mis tõesti töötavad. Selle meetodil on tohutu eelis. Saad juurte kasvu näha kohe algusest peale, mis annab sulle kindlustunde ja võimaldab kiiresti tegutseda, kui midagi valesti läheb. See toimib nii rosmariini kui ka rahapuu puhul, ning ausalt öeldes on juurte kasvamist algusest peale jälgida ülimalt rahulduspakkuv. Lisaks võite seda kasutada ka teiste aromaatsete taimede või isegi väikeste köögiviljade pool. Oluline on, et varre vette kastetud osa oleks puhas ja lehtedest vaba. See meetod aitab sul ka raha säästa. Ole vaja kalleid substraate ja keerulisi keemikaale. Vaja on vaid vett, purk ja natuke hoid. Ja mis kõige parem, sa saad iga päev jälgida, kuidas juured tekivad ja see motiveerib väga. Nüüd läheme pistikute juurde. Rosmariini jaoks lõika umbes 15–20 cm pikkused varred. Pole vaja, et need oleks pikemas. Rahapuu puhul on ideaalne, kui varred on 15–25 cm pikad. Lõika varre ots diagonaalselt. Nii suurendad kokkupuutepinda ja juured kasvavad kiiremini. Nüüd tuleb väga oluline punkt. Eemaldatud lehtede hulk peab olema proportsionaalne selle varre osaga, mis vette läheb. Kui vars on umbes 5 cm vees, eemaldame lehed just sellelt 5 cm. Kui vars läheb sügavamale vette, eemaldame rohkem lehti, jättes alati puhtaks kogu selle osa, mis veega kokku puutub. Nii väldime lehtede mädanemist ja suuname kogu pistiku energia uute juurte kasvatamisse. Üks soovitus, veendu, et lõiked oleks puhtad ja vars poleks muljutud, sest kui see on kahjustatud, kulub juurtel kauem aega ja pistik võib stressi sattuda. Vaata ka varre seisuonda. Terve vars näeb alati tugev ja roheline välja ning see näitab, et ta reageerib hästi veele ja hapnikle, mida talle hiljem anname. Võid kasutada ükskõik millist klaaspurki, klaasi või anumat, mis sul kodus olemas on. See ei pea olema midagi erilist ega kitsast. Ainus oluline asi on see, et purk oleks rahulikus kohas, kus pole tuuletõmbust, sest kui pistikud liiguvad vees pidevalt, võivad uued juured katki minna. Pistikuid pole vaja millegagi kinnitada, lihtsalt toeta need purgi servale. Rahulik ja stabiilne vesi on väga oluline, et juured saaksid algusest peale tugevad ja terved kasvada. Kui soovid, võid kasutada läbipaistvat purki, nii näed iga päev, kuidas juured kasvavad, mis on väga motiveeriv ja aitab sul märgata, kui midagi hakkab viltu minema. Täidame purgi veega natuke üle poole, nii et kogu lehtedest puhastatud varreosa oleks kaetud, kuid rohelised lehed ei puutuks vette. Ideaalis tuleks kasutada filtreeritud või seisnud vett, sest kraanivee kloor või juurte kasvu aeglustada. Pane sellele tähele paju. Vee tase peab alati katma puhastatud varreosa. Kui lehed jäävad vee alla, hakkavad need mädanema ja see võib pistikut kahjustada. Kui purk on väike, kohanda pistikute suurust nii, et kõik vee alla jääv osa oleks lehtedest puhas ja kaitstud. Nüüd asetame pistikud ettevaatlikult vette, toetades neid õrnalt. Et pole vaja kinnitada, lihtsalt jätta nad rahulikult ja stabiilselt seisma. Mida paigalemad nad on, seda paremini juured moodustuvad. Väike nipp võib pistikuid iga päev vaadata ja näed, kuidas varre põhja tekib valk ja skeel ja skiht. Need on juured, mis hakkavad kasvama. See annab sulle kindlustunde, et meetod töötab ja taimedega on kõik korras. Pea meeles, kannatlikkus ja stabiilsus on võtmetähtsusega. Pole kiiret ja järjepidevus teebki vahe sisse. Ja nüüd jõuame meetodi saladuseni. Vesinikperoksiid, seesama, mida koduapteegis liidub ja millega haavu desinfitseeritakse. See on oluline üle rõhutana. Kasutame kõige madalama kontsentratsiooniga laahust, mida saad osta igast apteegist, majapidamistarvete poest või supermarketist. See ei ole midagi erilist ega keerulist, lihtsalt tavaline vesinikperoksiid, nagu meil kõigil kodus olemas on.
See vesinikperoksiid hoiab ära seente ja bakteerite tekke ning stimuleerib juurte kasvu muljetavalt. Õige vahekord on 1 teelusikatäis iga veetassi kohta. Kui sinu purgis on 2 tassi vett, lisa 2 teelusikatäit ja sega õrnalt. Tee midagi rohkemat. Kui paned liiga palju, võid pistikut ära rikkuda. Sellega püsib vesi puhtana ning pistik saab juurte kasvatamise ajal hapnikku ja kaitset. Aga mis siis saab, kui kodus pole vesinikperoksiidi? Kui sul pole vesinikperoksiidi, pole hullu midagi. On mitmeid alternatiive. Esimene võimalus on kasutada akvaariumi õhupumpa koos otsas oleva difuuseriga. Asetad difuuseri vette ja tekitad pidevat mullikesi, mis hapnikustavad vett, hoiavad pistiku tervena ning takistavad seente ja bakteerite teket. See on väga lihtne ning lisaks püsib vesi kauem puhtana, ilma et peaksid seda nii tihti vahetama. Kui sul pole ei vesinikperoksiidi ega pumpa, saad seda teha ka käsitsi. See nõuab natuke rohkem hoolt. Iga päev tuleb pistik õrnalt välja võtta, vett ettevaatlikult liigutada, et murda veepinda ja tekitada hapnikku ning seejärel pistik uuesti purki panna. Kas nii? Seda tuleb teha iga päev, kuni juured ilmuvad. Kui juured hakkavad kasvama, jätta vesi rahule ja ära liiguta pistikuid, sest juured on väga õrnad ja võivad kergesti murduda. Nende meetoditega, olgu siis hapnikupumbaga või käsitsi, tagame, et pistik saab piisavalt hapnikku ja areneb tervislikult, isegi kui meil pole käepärast vesinikperoksiidi. Huvitav detail, mida paljud kasvatajad teavad, on see, et kuufaas võib mõjutada, kuidas juured arenevad. Traditsiooni kohaselt on kahanev kuu kõige soodsam faas juurdumiseks, sest arvatakse, et siis koondub taime energia rohkem juurtesse. See ei ole midagi hädavajalikku ega teaduslikku, kuid need on rahvapärased uskumused, mida on praktiseeritud juba pikka aega ja millel on kasvatajate seas suur mõju. Kui saate seda ära kasutada, võivad teie pistikud arendada algusest peale tugevamaid ja tervemaid juuri. Sellised väikesed detailid koos korraliku lõike ja puhta veega aitavad kogu protsessi muuta turvalisemaks ja tõhusamaks. Nii et nüüd teate, lihtne, puhas ja tõhus meetod. Asetage purgid kohta, kus on loomulik valgus, kuid mitte otsene päikesevalgus. Hoidke vesi puhtana ja jälgige pistikuid iga päev. Mõne nädala pärast näete tugevaid juuri, mis on valmis ümber istutamiseks ning saate nautida oma rosmariini ja rahapuu taimede tervet kasvu. Kui teile meeldis, pange like, jagage seda ja tellige kanal, et saada veel tõeliselt toimivaid aiandusnippe. Kohtume järgmises videos.